Tere ilusat päeva! Ja täna räägin teile siis takistuspunktist meie eludes. Nii nagu ma lubasin oma viimases postituses, kus kirjutasin lõviväravate ajast ja sellest, kuidas vahel hakkavad meie sees nähtavale tulema vanad hirmud, rollid või mustrid, mis ei lase meil päriselt edasi liikuda, siis just selliste kohtade märkamiseks olengi ma loonud takistuspunkti analüüsi. Varem oli see äpina saadaval minu Facebooki lehel mõnda aega katsetamiseks ja ma olen väga tänulik neile, kes seda proovisid ja mulle ka tagasisidet jagasid. Ja teie kogemused näitasid, et need kirjeldused on äratuntavad ja näitavad selliseid igapäevaseid mustreid ja on täiesti leitav, et mis inimest nagu tema elust takistab. Samas ma tahan jääda alati selliste postituste juures üsna ausaks, et ükski süsteem ei saa olla inimese kohta 100% tõene ega kõigile ka ühtemoodi sobiv. Seega tuleb igal inimesel omad valikud teha. Kas see siis talle sobib või talle ei sobi. Nüüd, ka samal kuupäeval näiteks sündinud kaksikud võivad olla täiesti erinevad. Mis meid mõjutab? Mõjutavad meie kasvukeskkond, kultuur, inimesed meie ümber, elukogemused ja ka see, kui palju oleme iseendaga juba teadlikult tegelenud. No, võtkem kas või, eks ole, 2 inimest, kes on ühel samal sünnipäeval, kuul ja aastal sündinud. Ka nemad tegelikult on ju üsnagi erinevad ja tõenäoliselt ka see takistuspunkt, mis läbi jookseb, ei avaldu mõlema inimese puhul päris üheselt. Ja nagu sai juba mainitud, eks ole, et kes on ka iseendaga juba rohkelt tegelenud, siis mõni teema võib olla juba läbi töötatud ja mõni teine võib alles vaikselt meie valikuid mõjutama hakata. Nii, aga no mis see takistuspunkt siis on? Takistuspunkt on sinu sisemine psühholoogiline takistus, mingi muster või hirm, mis võib sind märkamatult eemale viia sellest, mida sa tegelikult tahad. Ja see võib avalduda näiteks nii, et sa kas kahtled endas rohkem, kui olukord tegelikult nõuab, lükkad olulisi samme edasi, satud suhetes korduvalt samadesse mustritesse, tunned, et tahad edasi liikuda, aga miski justkui hoiab sind tagasi. Aga selle takistuspunkti mõte ei ole näidata sulle, mis on sinu sees valesti, vaid vastupidi, selle taga peitub üks sinu tugevamaid omadusi või andeid. Ja probleem tekib siis, kui see omadus väljendub kas siis hirmu, ebakindluse või enesesaboteerimisena. Kui sa oma takistuspunkti ära tunned, saad hakata märkama, millal see sinu valikuid juhib. Juba see tegelikult annab võimaluse reageerida teisiti ja liikuda teadlikumalt oma eesmärkide poole. Sa saad enda käest küsida, et mis on see muster, mis mind kõige sagedamini tagasi hoiab, kuigi ma tegelikult tahan edasi liikuda. Nii, ja tihtipeale võib juhtuda ka see, et sina mõtled hoopis ühte asja, et see võib sinu takistuseks olla. Ja siis tuleb välja hoopis mingi teine asi. Ja nii nagu näiteks mina olin ka üsna imestunud, et kuidas nii, et hoopis see on minu takistus. Ja kui ma siis selle takistuspunkti nagu ära lahendasin või selle endale teadvustasin, siis hakkasid minu elus ka asjad hoopis teistmoodi liikuma. No nii, ja järgmise sammuna, mida siis mina saan teha, ongi see, et ma saan välja arvutada sinu isikliku takistuspunkti. Ja siis me saame edasi vaadata, kuidas see just sinu elus parasjagu avalduda võib. Minu enda takistuspunktiks on näiteks number 18 ja ma püüan seda kohe sinuga jagada ka, vaatame, kas mul õnnestub. Nii, see takistuspunkti arvutuskalkulaator näeb siis välja selline. Ja nagu näed, olen sinna juba üles kirjutanud ka, et see on siis 18. Ja mida see 18 siis minu kohta ütleb, et selle üheks võimalikuks varjupooleks on näiteks kalduvus mingeid olukordi üle mõelda. Ülemõtlemine on pikka aegu olnud üks minu selliseid suurimaid takistusi.
ja olla näiteks kaitses ka siis, kui tegelikku ohtu ei ole. Ja kui ma seda kirjeldust esimest korda lugesin, siis sain ma aru, et vahel ei ole takistuseks olukord ise, vaid minu enda valvsus ja mingid sisemised oletused või hirmud. Samas jälle, kui ma nüüd vaatan kohe selle plusspoolt, ehk siis seda talenti, et kui ma selle takistuse endale nagu teadvustan ja selgeks teen, siis muutub see tavaliselt mingiks andeks või talendiks. Ja näiteks selles 18. numbris peitubki selline tugev intuitsioon, tundlikkus ebasiiruse suhtes, mis tähendab, et ma saan üsna kergelt aru, kui inimene ei ole siiras või ei ole aus. Ja võime märgata teatud kihte. Ning see lõpuks avaldubki minus selle tugevusena. Ma hakkan seda märkama, et see ongi minu tugevus. Ja kui ma siis suudan neid takistusi näha ja neid endale teadvustada, siis nagu ma ütlesin, siis avalduvadki hiljem need talendid või anded siis sinu tugevusena. Ja kogu selle takistuspunkti süsteemi eesmärk ei ole mingit silti külge panna kellelegi, vaid õppida seda oma tundlikkust kasutama selguse, mitte hirmu kaudu. Takistuspunkti analüüsi kohta leiad siis iseenesest ka rohkem infot minu kodulehelt. Et kui sa siin liigud edasi teenuste alla, siis teenuste all on takistuspunkti analüüs ja siit saad juba ka pikemalt lugeda, et mida see analüüs sisaldab, kellele see sobib, kui kiiresti ta valmib ja samamoodi hinna. Ja siin all on võimalik siis täita see vorm ja saata mulle ära ja siis ma annan sulle teada, kui kiiresti ma selle analüüsi sinu jaoks valmis saan. Nii palju siis sellest takistuspunktist. Järgmine kord võtan ette siis järgmise teema. Õigemini järgmise teenuse teema ka, et tutvustada üleüldse sulle, missugused teenused minu lehe peal olemas on, sest leht on ju praktiliselt täiesti uus ja värske. Aga nimeks siis saatusekoodid.ee. Ilusat päeva jätku sulle!